Finlock tegutseb juba aastast 2003 ehk siis praeguseks ligi 19 aastat. Me tegeleme eramajade projekteerimise, müügi ja ehitusega ja see konstruktsioon, millest me need majad ehitame, on siis massiivpuidul põhinev. CLT ehk siis ristkihtpuit on siis massiivpuitpaneel, mis siis on vähemalt 3 puidukihist omavahel kokku liimitud. Lisaks on meil seal pandud peale niinimetatud kasukas, mis on samamoodi väga hea isolatsioonivõimega. Ta tadub hästi koormust, ta on hästi stabiilne, seeläbi ka tegelikult väga energiatõhus. Et seda saabki siis ka hoone konstruktsiooni planeerimisel ja ehitamisel kasutades väga hea soojapidava maja. Kui me seda toodet arendasime, oli üks eesmärk ka, et anda arhitektuurseid võimalusi juurde, et me saaksime erinevatesse keskkondadesse ikkagi oma puitmaju ehitada. Kui valdavalt osas tehakse täna Eestis ehitust, eramute ehitust nii-öelda platsi peal, siis meie oma puitkonstruktsioonid valmistame tehases ette. Ehk siis objekti peal töö läheb selle võrra kiiremini. Seda toodetakse soojades tingimustes, ilma tuule, ilma vihmata. Paigaldatakse CLT-paneelile eraldi karkass, villad, loomulikult ka nendesse elementidesse, kus on vaja siis eraldi tehnosüsteem, reeglina näiteks elektrikaablid, nõrkpolukaablid mõnedes kohtades, need sinna sisse. Sisetingimustes ehitatud konstruktsioon selle saab palju kiiremini valmis teha, ehk siis selle peale kulub kokkuvõttes vähem energiat ja puit teadupärast on taastuv loodusressurss ja tema keskkonnajalajälg on oluliselt väikesem võrreldes võib-olla mõne teise ehitusmaterjaliga, mis on väga laialt levinud ehitusturul. Täna on seaduses ette nähtud seda, et alla 220 ruudused hooned võivad olla siis B-klassis. Finlocki majad reeglina ületavad oma siis lõpptasemelt tegelikult peaaegu 2-kordselt seda, et Finlocki väga pikk ajalugu selle komplekteerimiskvaliteedi osas on üks väga oluline asi, miks me selle saavutame. Kui Finlock on palkmajadel teinud ka väga tihti alarõhuteste ja selle peegeldus näitab väga sellisest kõrget kvaliteeti, siis nüüd CLT kontseptsioonist rääkides oleme selle ehituskvaliteedi kaasa võtnud ja nüüd CLT puhul siis oleme välja töötanud uue seinakontseptsiooni, mis on siis CLT paneel ja soojustuskiht ja siis sõltuvalt milline tuuletõkkekiht ja see kokku ongi see tulemus. Siis meie kliendid armastavad just nimelt seda täispuidu hubasust, seda massiivsust, seda sisekliimat, mis täispuidust ehitatud majas tegelikult on. Ta on samaaegselt nii looduslähedane kui ka energiasäästlik lahendus. Kuivõrd Finlock teeb tegelikult nii-öelda rätsapa ülikondi, iga projekt on meie jaoks unikaalne ja ehitusteenust me pakume tegelikult täisteenusena, ehk siis võtnud kätte lahendus on täiesti Finlocki puhul tavaline teenus, mida me pakume oma klientidele. Kui me räägime täna kuni 220 ruutmeetrisest hoonest, mis valdavalt Eestis ka on, siis me peame saavutama vähemalt B-energiaklassi. Aga tänasel päeval on ikkagi suur osa meie majades ka A-energiaklassiga. Kui me tahame head energiaklassi saada, siis kindlasti peab lisaks sellele soojapidavale seinakonstruktsioonile ja katusele ja ustele akendele olema ka väga korralik tehnosüsteem majas, ehk siis küttesüsteem, ventilatsioon peab olema kindlasti soojust tagastiga. Viimses üks maja, ühekordne maja, ruutmeetrid 169, see on siis köötavat pinda CLT kontseptsioonil. Majas elab 4-liikmeline pere, aastane energiakulu oli siis 11 200 kilovatt-tundi aastaselt, kui läbi arvutada, siis ta ongi seal kuskil seal, see oli vist 65 kilovatt-tundi ruutmeetri kohta ja tulles tagasi siis normatiivide juurde, et see on tegelikult 120 kilovatt-tundi ruutmeetri kohta. Väga suur erinevus suhtes normiga. Iga päevaga üha rohkem tulevad kasutusele ka päikesepaneelid meie majades ja päikesepaneelide kasutusega loomulikult see energiaklass on kohe oluliselt parem alati. Tänapäev ikkagi tõesti tegelikult eeldab juba seda, et seda energiat, mida me saaksime kasutada loodusest toota, et neid lahendusi peaks inimesed rohkem kaasa võtma ja sealt lõpuks need null energiavajadusega majad ka tekivad. Kui me hoonet hästi ekspluateerime, oleme hea peremehelikud, hooldame teda vajadusel, siis see hoone kestab põlvest põlve. Kui vaadata meie majasid, siis need varieeruvad väga klassikalisest arhitektuurist ka päris modernise arhitektuurini. See CLT konstruktsioon võimaldabki tegelikult seda arhitektuurset skaalat ka väga laiaks ajada. Sellepärast, et kui me võtame selle elementlahenduse, siis me võime väljast ta viimistleda ja vormistada täpselt selliselt nagu vaja.
tänane praktika ja tagasiside klientidel ka arvulisel näol nagu väga toetab seda, et ta on väga energiasäästlik maja.